No nii, üks päev panin Insta story'sse, kus sõitsin rattaga kodus video ja siis sõber kirjutab, kas lähed võistlema. Ma ütlesin, mis asja võistlema. Nagu olen mõelnud küll, et võiks ju võistlema minna, aga mis, et noh, ei tea, et ühtegi võistlus tuleks ja pole üldse otsustanud ka, et tuleks mingi aeg minna. Et kogu aeg on mingi plaan olnud, et kunagi võiks ju minna. Ja siis ta kirjutab, et 6 nädala pärast on Eestis olemas selline võistlus, et mine peale. Mul mingi, mis asja. Vapsi kõva idee. Läheks. Mõeldud tehtud. Järgmine päev dieedile, täpselt aega. Täna on 23. veebruar, ehk siis täpselt 6 nädalat on aega teha vorm. Eks ta siuke väga kiirustamiseks läheb, aga mis sa teed? Varem ei teadnud, et siuke asi tuleb. Aga vaid siuke eksperiment korras ka, et vaatame, kas on võimalik 6 nädalaga vormi saada. Et mul see algusvorm ei ole nüüd nii halb ka, et siit midagi välja ei tuleks, aga kalorid tõmbasin kohe. Mul ennem sõin umbes, ma kirja ei pannud küll, aga umbes suurusjärk 4000, 4500 ja nüüd panin kohe 2200 peale, et eks ta saab siuke piinarikas 6 nädalat olema, et võib-olla pean veel langetama, et kui rasv kaduma ei hakka, aga vaatame, mis tulema hakkab, et saab põnev siuke teekond. Täitsa ei teagi, mida ees oodata. Aga juba hakkasin otsima, et kus neid pükse saab, neid klassikalise kulturismi pükse. Mitte kuskilt ei leia, keegi ei müü. Kuskilt USA-st, ma ei tea, mingist veebipoest võib-olla saaks. Aga see sama sõber, kes mulle kirjutas, Argen poiss, kirjutas, et tal on püksid, tahad. Ma nii, vopsjeena, nüüd on korras, nüüd võib minna, püksid ka olemas. Aga lähen vaatan, mis siin on, siis siin alla peidus. Mis hetke vorm on ja kuhu see lõpptulemus viib. No nii, vaatame, mis siin riietal peidus on, et täna just parim vorm ei ole, eks ju veel. 6 nädalat on aega. Selleks ajaks tuleb saada vormi. Ja miks teha pool aastat, milleks piinelda. Täna mul need püksid ka all, mis ma Argeni käest sain. Need on siuksed vägevad püksid, stringideks päris nimeta ei saa. Palju puudu pole ka. No nii, täpselt, ma ei tea, mis need poosid on, aga eks ma YouTube'ist videos vaatan küll, et ega midagi keerulist ei ole. Ops, see on vist vabalt seis eest. Topel biceps eest. Lai liha seest. Rind biceps. Ma juba väsin. Eks siin tuleb korraga timmida veel neid poose. Argin just kirjutas ka, et homme pidi külla tulema, et vaatab üle. Saab natuke harjutada ja ma ei teagi. Kõht ka. Selle tahaks ka kuidagi triibutama saada. Ma olen üleeile läksin dieedile. Juba tuge tunne, et nii kuiv oled. Pole tegelikult ju midagi alla läinki, aga 500 grammi läks ühe päeva alla. Täna kaal oli 99, kui alustasin. Ma ei tea, palju läheb. Ise mõtlesin, 90 peale äkki. Aga eks näha ole, mis tuleb. Adios amigos. 6 nädalat ja 1 päev vähem on aega. Aeg teha kõhulihasid. Viimane aeg vormi saada, aga ma muidu kõhulihasid ei teegi. Aga nüüd vist võib teha, et nüüd peab tegema. Aks kütan. Ma võin igasuguseid teha. Vanast tegime selliseid. Need on lemmikud. See on nagu kõik ühes. Ma ei tea, mul on juba kõhulihast täis. Kütan meid seel. 3. päev dieedil. Süda on juba pahana. Kõik kohad valutavad. Aga kilo on alla näinud. See on nagu hea. Aga väsimus on juba nii suur, et see 2200 kalorit 4500 pealt. See on ikka päris suur langus. Eks näha ole, mis siin nädala 2-3 pärast saab, et kas siis ma üldse räägin teiega enam või ei räägin. Olen ainult voodis pikali, et trenni on ka vaja teha, ei saa see kurat lihas kaob ära muidu ju. Ma ei tea, mis saab. Praegu lihtsalt lambist tulingi siia põrandale pikali. Ei jõua isegi seal tugitoolis alla. Kuigi peaks teine päris mugav olema, aga ei tea. Kui tunne, et tahaks magama minna, aga kurat just tõusid. Täna see kell näitas ka seda uneskoori. Tavaliselt on mul seal 95 ja niimoodi, et pole nagu paha. Täna oli 56. Kohe näha, et midagi nämasti. Muidugi ma öösel ju unes näen ka, või ma mõtlen, kuidas ma poseerin ja mis poosid on. Eks see võitsa algus on äkki siuke ärevus sees, et võib-olla lõpupool läheb natuke paremaks või lõpupool läheb käest ära, aga vahepeal äkki saab natuke magada ja suu kuiab kohe. Jood küll, ma ei tea, kui palju kogu aeg libistad, aga ühesõnaga
ma kütan kõhulihaseid siin natuke, need on vaja välja saada siit rasva alt. Nii on küll mugav. Ja nüüd proovi rohkem nagu kuidagi jalgu. Ja siis, kui nagu siit seda teed, mõtle sellele, et niimoodi nagu saaks laiaks. et hästi kaugele sinna. See on väga hea nii. Ja. Vaata sina teed too nagu nii, et tood need ettepoole, et oleks vähem vahesid. Sa võid isegi niimoodi teha. See on nagu suht relaxed vaata. Ja võid nagu keerata veits rohkem nagu seda nagu kätt niimoodi vaata, et õlg oleks nagu rohkem nagu too veits, vaata õla see nagu Pole üldse nii laiaks vaja. See võid isegi, ei olegi vaja, see annab weakness juurde suurem, praegu vaata nii palju parem, thick, jah. Ja see küll ka, oli nii, ja nüüd seisa nii. Nüüd vaata küll peegis, jätta meelde niimoodi nagu väga hea. Nii on väga hea. Nii seda, jah. Ja seda pead teist poolt ka tegema, seda ma peab. Piuri. See siin nii. Võtta isegi nagu mõelda sellele, et keerad korra kohtunike poole niimoodi, võtad sisse ja siis lähed nagu päris sellesse. Ja, aga vaata, et riitsaks. Teil kui pigesse või just hoia nii. Niimoodi on päris hea, vaata, sul on nagu mässi nii palju. Ja jälle. Jep. Nii on päris hea, aga nagu vaata näiteks praegu, mis üldse lasid veits ära, vajusid nagu niimoodi. Nagu alati mõtle see, et keegi siit tõstab siin. Ja. Täna siis 2. märts. Dieedil on oldud 8 päeva, 9 päev läheb. Kaalul läinud ära tänase hommiku seisuga 2,7 kilo. Pole üldse paha, ma ütleks. Algus esimesed päevad, esimene päev läks väga hästi, kilo. Esimene paari päevaga, siis tuli kõik tagasi. Üks keha oli veits stressis ka kohe, siuke suur kalori defitsiit. Aga ma ei tea, praegu kuidagi harjub veits ära juba sellega. Eks ta ikka siuke suht nüri on, kõht on ikka, ma ei tea, mul seda otseselt seda tühja kõhu tunnet kui sellist ei ütleks, et on, aga lihtsalt süda läheb pahaks ja väsimus on suur ja aga ei ole hullu. Praegu on iga päev trenni teinud. Enam-vähem seda ratast ka ikka üritan sõita, kardiot teha päevas korra vähemalt 30 minutit. Trenni intensiivsuse üritan ka suhteliselt kõrgel hoida. Et raskusid väga nii-öelda alla ei taha lasta. Aga siiamaani nagu täitsa üllatav isegi, et jõudu on rohkem, kui ma arvata oskaks, et eeldaks, et see kaloraaži defitsiit 4500 pealt 2200 peale, et kaotab kõik jõu ära ja ülinõrk on olla, aga ja valud on nii kõrgel ja kuidagi ehk siis nii palju lihast ei ole veel ära kadunud. Nii. Hakkame õlga tegema, enne tõmbame pool trenni läbi, et mõtlesin, et saan täna ilma nokota trenni tehtud, aga ei saa. Suht elupäästi asi on ikka, et see koola on räigelt hea. No nii, teine harjutus. Ei, õlale esimene harjutus. Kui ikka sassi juba see pea ei tööta enam nii hästi, süsivisikud on nii madalal. Pea on sökke nagu ta on. Mingid mõtted on peas, aga välja ei öelda ei oska vahepeal. Ma teen õlapressi Smitil niimoodi põlvili, sellepärast, et mul selg on kuidagi väga kehvas seisus. Et siin ei olegi midagi teha. Tuleb leiutada. Teen soenduks õla tagant surumist, aga pärast ikka eespoolt, et muidu liialt lõhub õlga. Ma praegu aluseks nii on hea venitus. Selle raskusega nüüd teen siis täna tööseeriaid, et esimene tööseeria, vaata kuidas on, ma ei usu, juurde panema peab, aga mine tea. On täitsa korralik pingutus oli, aga ma ei ütleks, et raske oli, äkki paneme juurde natukene. Mis siis veel põnevat, et kedagi huvitab, kus ma trenni teen, siis trenni enamasti kodus. Nädalas korra kuskil
mujal jõusaalis olen ka käinud, aga igapäevaselt 6 päeva nädalas teen ikka kodus ja et jube hea võimalus ikka. Ei pea kuskil ühissaalis käima ja järjekorras ootama ja võitlema, et kas saaks seda harjutust teha, mis just parasjagu plaanis on, aga see on tõesti vägevne. Et saad kodus trenni teha, teed rahulikult omas tempos, keegi ei sega, järjekorda pole. Super, teengi nüüd teist harjutust, lendamist hantlitega ja siis juba 3. teen veel kaablil ka ühe käega lendamist peale, et siis ongi õla nii-öelda kogu õlaharjutused, et ma ei tea, vaatame korra, mis see peegel ka räägib. Hommikul tegin mõned pildid. Ma ei tea, vorm ei olnud üldse nagu, ei ole kehv ja ei ole midagi kiita ka veel, et ega selle nädalaga mingit imesid ei tee ka. No, midagi triibutab. Võiks ju palju parem olla, aga tuleb rahul olla sellega. Ikkagi nädal aega. Aga noh, küll tulema hakkab varsti, ma ütlen. Siin ongi see ratas, millega ma sõidan iga päev. Vähemalt pool tundi. Noh, peaaegu iga päev. Täna on 31 minutit sõidetud. 40 tuleb ära. Midagi esimesed korrad olid eriti jubedad. Et ei olnud üldse sõita, kuidagi ajudel hakkab see asi. Aga nüüd juba 8 päeva järjest täitsa nagu meeldima ei hakka, ma ütlen, see on üks. Aga muidugi jalutada või joostama ka ei viitsi nii, et mulle sobib see kardioks ja ratas küll. Ainult kütan 10 linta veel umbes ja läheb sauna. Nii, täna hommikul kõige madalam kaal, 93,7. Vaatame korra, mis vorm on ka. Et 2 nädalat on lõpuni jäänud. Et ma ütlen, täitsa hakkab looma juba vaikselt. Eks siin kodus valgus pole päris see, et saaks grilli peale välja. Lemmikpoos ka kõht. Vaatame, mis siit 2 nädalaga veel välja koorub. Praegu ma olen täitsa rahul ja laseme edasi. No nii, täna on laupäev. Esimene see nii-öelda grimmikiht on peale pandud ja jõudsime hotelli. Avastasin õhtusöögi aeg, kell on 5 läbi, et tahaks süüa. Või tegelikult avastasin juba ennem. Sööki ei maha. Täitsa lõpp, kuidas saab nii olla, et küpsetasin hommikul, tegin kana, kõik jutud, riisid. Täna on siuke hea päev, saab rohkem süüa. Ei saa. Pole, mida teha. Kõik poes on kõik soolad hästi, soola süüa ei tohi. Läksin poodi, hakkasin mõtlema, skirr, krõvinad. Siin ei ole midagi, soola ei ole, ühesõnaga sellest. Miksime kokku sellise mõnus õhtusöögi ja vaata, mis tuleb välja, et enam-vähem sobis makratesse ka, nii et tuleb siis täna selline natukene teistsugune õhtusöök, et ma olen söönud 6 nädalat täpselt sama toitu. Ainult riisi ja kana enam-vähem. Nüüd hakkan neid siin paugutama, noh, peaks neid 50 grammi vähemalt sisse ära vaatama. See on kena 2 grammi. Või niimoodi hakkan siin. Täna on siuke lotopäev, et siuke tõesti nagu mesi. Ma olen väige mees, ma sööks mett, no mõtlen mett võin sööma jääda. Vaata nüüd, täitsa lõpp, ma võin seda rahulikult panna. Väga rahulikult ei või, liiga palju ka ei tohi süüa, aga teeme teist ka siis ja kuidas meeldib. Ma tean, et see meeldib siin mega. Ulmekast. See mesi, ma ei tea, kelle mesi ei meeldi, ma ei tea, mis teil viga on. Täitsa lõpp. Mesi, jogurt, krõvinad. Võib-olla on jah, et riis ja kana maha ja ongi juba suht kõri auguni sellest, et vahepeal sükest. Nii et hommikusööki süüa õhtul on ka päris hea. Aga noh, pärast võtame stressi maha, näitab, mis vorm ka on, et väike grimm on peal juba. Praegu lõpetan selle ära. No nii, võistpäeva hommik, ärkasin täna juba 4 vaik üles, uni läks ära, nii juba mitu päeva. Sain teise grimmi kihi peale. Mõtlen, täitsa selline, võid võistlema minna juba.
vaatame, paar poosi veel läbi. Tagant ka veel. Nüüd lähme hommikust sööma, võtan oma pudruvotsingu kaasa ja tõmbab sisse ja siis on mõned tunnid aega enne võistlust. Esimest korda laval käidud, mis emotsioon on siis? Emotsioon on selline, et korraldus annab soovida, midagi teha ei ole, et pumpa teha ei jõudnud, Krimmi ja hiljaks, aga lavas ei käidud, ei hakka virisema, et ma arvan, päris hea vorm, et ei saa viriseda, et jäi ilma pumbata, aga õnneks tuleb finaali peale, siin läks ajaks ma saan pumba peale, küsin, millist kell finaalid on. Finaalid pidi tunni aja pärast olema, ehk siis hakkasin pumpama ja tuleb välja, et hoopis 2 tunni pärast, ehk siis puhkame edasi ja vaatame, mis saama hakkab, et kas üldse finaal tuleb või ei tule. Middle line, please. And please just come here to the front line. Yes. In front of 185 and 77 switch. Thank you. Yes. It's okay. You stay there. And 72, 85 switch. We need music just right now. Front double biceps. Side chest. Back double biceps. Thank you. Abdominal and thighs. Thank you, and the favorite classic pose, please. Thank you. Please join the... The fourth place goes to the athlete with the number 185, Zigimantas Orlavicius. Third place, 172, Vladimir Belyakov. Third place, 203, Aivaras Kalinauskas. Ladies and gentlemen, the first place goes to athlete number 177, Reigo Nemen.